Good morning, Kulu! On käes järgmise päeva hommik, teeb kiired söögid ja põrutame siis nüüd Pärnu poole. Et jah, meie reis siis lõpeb Pärnuga, Riiga ega Saarde me ei lähe ja mida põnevat me siis täna Pärnus teeme? Vaatame. No, ma tean, et saame paari inimesega kokku ja otsime äkki mingi jaanitule ka, sest et mina tahaks jaanilõket näha, pole mitu aastat näinud, nii et see on meie tänane missioon. Ja ilma ilusam kui teistel päevadel, nii et ehk saab mina ka endale lühikese püksid jalga. Nagu näha, tegime pisikese peatuse Viljandis, et see jäi meile tee peal ette, teel Pärnu, väike WC peatus ja see on ka täiega armas linnake, ma ei ole siin ka aastaid käinud. Lihtsalt järgmine imeline koht ja siin ranna ääres on ka lõkke juba pisti pandud, et ilmselt täna õhtul on siin siis linna jaanituli. Armsad pingid olid seal ümber, et ideaalne koht, kus jaanituld pidada, et me ise korra mõtlesime, et jää või siia. Aga ja loodame, et leiame Pärnust ka sellise armsa koha, kus siis enda jaanid vastu võtta. Järvedes on vesi ilmselt mõnusalt soe. Et tädi kiitis Võru järve, aga seal oli nii tuuline. Täna on isegi selline ilm, et aitaks minna ujuma, aga meil on kiire. Et ehk saab Pärnus minna, kuigi Kulu arvas, et merevesi on nii külm. Aga no, ma saare naine, ma elan üle. No Kulu, kas sa oled nüüd valmis? Ujuma minekuks. Viske vette sind. Ei. Täna on üks põnev päev meil hakkamas. Ka minu taga on üks siis näha mingeid jaanilõket. Keda küll ei põle, aga arvatavasti juba täna õhtul ta hakkab põlema. Eile meie õhtu lõppus siis Emajõe peal, kus siis sõitsime läbi, ma ei teadnudki, Eestimaa suurimast sillast. Mis selle silla nimi oli? Sõpruse sild oli vist. Võib-olla olnud ka, et võid mulle kirjutada, kui ma eksin. Ja panin tähele, et Emajõe ääres on hästi palju ilusaid kohtasi, mida ma tegelikult siis varem ei ole tähele pannud. Et kui Tartu satud, siis kindlasti mine sööda ka Tartu jõe peal, mitte Pärnu jõe peal, et saada rohkem seda Tartu feelingut. Oleme Kuluga Pärnu lähistel Saugas Täkupoisis, saime sõbranna Sirjega kokku, ajasime siin tähtsad asju ja söime kooki ja mis siis nüüd edasi saab? Nüüd ajame tähtsad asju edasi. Veel tähtsad asju. Aga kus sa Sirjega üldse üksteist tead? Sirje vastab. Kus me teame? Läbi Facebooki. Just nimelt. Kirjutasin sulle vist. Jah, kõik võimas Facebook. Networkusi power, et kirjutad inimesega, saad tuttavaks, saad sõpradeks ja nii ta toimib. Jaa. Jah, hakkasin koos ärikävel tegema. Cash, money. Ja nüüdseks teame ju mitu aastat ja me oleme isegi Sirjega koos sauna jõudnud, nii et... Mina täitsa saunalavale koos jõudnud, sina vist jõudsid? Mina jõudsin, jaa. Saunas tehakse palju asju, Just, naised saunas rääkisid, aga neid jutte ma siin ei räägi. räägivad mehed rohkem. Ma üldse ei kahtle, ma olen nii palju näinud selles, kuidas mehed on nüüd jutustavad ja klatsivad ja... Vot, aga jaa, äge oli näha siin ja siis Sirje andis meile häid soovitusi ka, kuhu minna. Jaanitulele minna, soovitas kõik Pärnu vägevamad kohad, kus saab ja kus lihhi saab, head lihhi. Nii oli Oliver. Oliverile tegime plaani. Ja siis sa soovitasid meil minna kuhu jaanitulele siin Pärnumaal? Lindi. Et sukkus küla pole ise varem kuulnud. Poleks seda välja guugeldanud. Nii et ikka, kui tahad mingit head asja, siis küsi kohalike käest, nemad teavad, kus on parimad üritused ja söögikohad ja... Väga hea. Jah. Nüüd super. Aitäh sulle, Sirje!
oleme juba mõned tunnid siin Pärnus olnud, saime veel ühe sõbrannaga kokku, vahetasime riideid, siin linna vahel on nii mõnus soe ja meluga käib, mingi jooksuvõistlus on siin. Täna siin linnajaanituld ei ole, see on homme, et ma päris täpselt ei tea, kuhu me lähme, kuhu me jõuame minna, sest et me ei ole ei lõunat ega õhtut veel söönud. Me otsime mingi mõnusa söögikoha ja päikese käes, sest ma sain ka endale lõpuks ometi lühikesed riided selga. Ja siis vaatame edasi, mis me täna teeme ja kuhu me jõuame. Nii, hakkame jõudma Pärnu randa. Siin on siis kõrval on hästi siis suve eriala, kus sa pead süüa. Mäletan, et eelmise aasta vist sõime Heleniga selles restoranis seal, see vasakut kätt. Paremal pool tundub ka olevat täitsa mõnus, et äkki on ka hea sinna vaadata. Nii, sõbranna soovitas minna nüüd siia grilli kohta ja oleme jõudnud siia kohta. On tunda väga häid lihalõhnusi. Lähen kohe Heleniga sisse ja piilun, mis siin on. Kohtasi eriti ei ole. Nii on seal ja šašlõkk valmib. Yes, nii. Kas sa leiad midagi head? No siin on šašlõkk, nagu sõbranna soovitas. Et jah, ja see on täis. Tundub, et see on põhjusega täis. Jalkat näidatakse baariala, siin on kõik olemas, päikest on ka olnud. Pärnu linn on nii ilus, ma ei tea, mis puhul siin need kaunistused on, aga täiega festiv tunne on, täiega lapsemeelne tunne. Seal taga on siis need hobused ka, hobuse karussell, et kui rääkida Tivoli tuurist ja sellistes kohtades, siis see on ainukene asi, kuhu peale ma vist kannatan minna, sest mul hakkab hirmus ja paha igal pool. Selle peale ilmselt hakkaks ka paha, see ka keerleb. Aga näeb nunnu välja. Näitan natuke tänavakunsti ka. Et kõige rohkem ma olingi excited Pärnusse tuleku üle mingil põhjusel. Võib-olla sellepärast, et ma olen siin kõige rohkem käinud. Mingi ägeda mussiga restoran. Kulju, mis sulle Pärnu juures kõige rohkem meeldib? Sina. Okei, hea vastus. 5+. Aga kui mind siin ei ole? Mis teised asjad? Nagu näiteks? Ma ütlen sulle parastustuse. Raske sellisega siis. Täielik paradiis suvitajatele ja lastele. Siin on minigolf, siin on jäätiseputkad, mänguolad. Siin saab nende väikeste autodega sõita. Olen isegi nendega kunagi sõitnud, täiega kihvt oli. Päike ka veel paistab ja siis mingid batuudid ja vee peal hõljuvad asjad. Nii et tegevus siin jagub eriti lastele. Et hästi kihvt. Ega siin ei peagi väga midagi kommenteerima, et see vaib ja muss ütleb kõik enda eest. Isegi kuljule mõjub. Kas sulle meeldib? Jaa. Kuna kulju on beibe, siis tema jääb sinna istuma. Mina tahan minna vett katsuma, aga temal saavad sokid liivaseks, tossud liivaseks, meri on liiga kaugel ja muud hädad, siis ma lähen üksi. No vaata, kui ilus siin on. Mega lihtsalt. Ja see kõik on tasuta. Ma olen täiega veekogu inimene, üldse ranna inimene, et ma olen ise Saaremaalt ja
isapoolne siis suguvõsa on suht mere äärest ja ma olen hästi palju siis aega veetnud rannas väiksena ja selliste liivaluidete peal ja eelistan elada kohas, kus on meri lähedal. Võib-olla sellepärast kõik need muud Eesti linnad, mis on siin sisemaal, et mul ongi olnud mingid eelarvamused, et mingi jama ja igav, aga tegelikult nii Võru kui Tartu ja nii paljudes linnades on ju järved ja jõed ja ikkagi nendesse on ka tekkinud imeilusad rannad. Et ei ole ainult need mereäärsed linnad, need kõige vägevamad, et ma võtan oma sõnad tagasi, igal pool on oma võlu. Ma ei taha päris papusid märjaks teha. Tegelikult on vesi soe käega katsudes loomulikult, aga ma usun, et kannataks ujuda küll. Seal taga mingid inimesed ujuvad. Et kangemad inimesed saavad oma supluse tehtud. Aga meie need täna ei ole. Näitan siis õnneliku lapse nägu ka, kes on saanud randa päikese kätte. Vaat selline on minu koht. Täiega armastan sooja aega. Täiega. Loodan, et järgmises elus sünnin planeedile, kus siis on rohkem seda sooja. Tegime rannas väikese tiiru ja tulime tagasi siia Oliveri ranna kohvikusse, siia kuhu üks sõbranna soovitas meil tulla. Sirje soovitas tulla ja me ei pidanud pettuma, eks ole. Aga aitäh Sirje, oli tõesti hea šašlõkk, pahlane, rasvane, nii nagu peab. Kõhu sai väga täis ja see tuli mega ruttu, mis siis, et see kõik oli paksult täis. Ja öeldi üle poole tunniga tuli nagu nopstik. 10 minutiga või? Ei olnud isegi snacks ära süüa. Just. Aga ja, mis mulle selle Pärnuga ja üldse ringi trippimisega meelde tuli, oligi see, et paar aastat tagasi, 3 või 4 aastat tagasi, ka suvel tegime ju sellise Eesti tuuri, mina, Kulder ja Madis. Tervitused Madisele. Jaa. Tahad sa meenutada seda? Tegime suvetuuri ja tegime turunduskampaaniat siis nii Pärnus, Haapsalus kui ka siis Rakveres. Aitäh, väga hea oli. Ja Pärnus oli vahva ja nägime veel ühte sinu sõbrannat siin pargist, tuli meelde praegu. Liisat nägime. Päikeseli naine. Läks veel peolasid. Ja tal oli see poissmees, ta mingi värk tuli siia juurde veel, et ta tahtis mingi eeringet talle maha müüa, ma ei tea, mingi 40 euroga. Seda ma ei mäleta. Ja. Et kihvt. Oli jah kihvt. Mis sina mäletad? Ma mäletangi, et Haapsalu, Pärnu, Rakvere ja võib-olla Pärnu ongi kõige eredamalt meeles. Ma ei tea miks, kuidagi, kas sellepärast, et Pärnus on kõige rohkem käidud või kuna see on nendest kohtadest kõige suurem, kus me käisime too aega ja ikkagi suvel siin oli palju rahvast ja Haapsalu oli ka väga kena, Rakvere, seal oli ka mingi kontsert oli, kui me seal käisime, et igal pool oli kihvt, aga Pärnu siis võib-olla kõige lemmikum nendest, et jagasime mööda linna flaiereid, tegime igas linnas ürituse ja ütleme nii, et täiega mugavustsoonist väljatulek oli, väga ebameeldiv oli, aga võõrastega tänaval rääkimine. Ilmselgelt. Ja. Aga see ei väga tugevalt meelde. Aga väga, vaata, kui sa juba paar tükki olid ära teinud, siis mõtleme, mis asja, et sa said kohe sellest üle nagu, et tänaval rääkida. Minu arust oli vahva. Nojah, ja nüüd aastaid hiljem, iga aasta olen ma sattunud sellisesse olukorda, kus ma olen pidanud rääkima võõraste inimestega, olen sellised tööotsi teinud ja tööl olnud kohtades, kus siis olen pidanud võõrastega kogu aeg rääkima. Teha seda, kuigi omal initsiatiivi, see on täiesti teine asi. See on hulk ägedam. Ja just. Läheme teeme nii. Nõuab julgust, jah. Üldiselt, mille räägi tänaval inimestega, suhtle nendega ja vaata, saab. Selline soovitus jaanideks siis? Jaa, no kuni jaanipäeval suheldakse inimestega. Käiakse linnast linna, sõidetakse linnast linna. Jaanitulelt jaanitulele. No näed, nüüd saad mu nõus vähemalt. No ma ei saa öelda, et mina oleks kunagi linnast linna sõitnud. Ma sõitsin ühest külast teise. Tere tulemast. Vot, ma näitan ka korra, mis siin toimub siis. Siin on hästi kihvtilt tehtud. Isegi ekraan on, kus näidatakse jalkad, mingid võistlused
käivad ja kõigil on hea olla. Loodan, et sinul ka. Pärnu on selles mõttes mega kihvt koht, et siin saab õues jalkat vaadata. Asjaarmastajad on kohale tulnud. Järjekordne mega chill ala. Aga siin me ei peatu, sest meie ei ole jalkahullud. Me läheme otsime koha, kus on mussi ka. Leidsime mõnusa chill koha siin Pärnu ranna ääres. Oleme siin juba tükk aega istunud Kuluga, chillinud, hänginud, puhanud ja mänginud. Lõkkeni me ei ole veel jõudnud, aga kes teab, mis homne päev toob, nagu Kulu mulle ütles. Lootus sureb viimasena. Käes on uus päev. Otsustasime täna tulla jaanitulele, Adilasse või nüüd siis Pühalisse. Pole siin mitte kunagi käinud. Kulul on üks sõber, tuttav, kes siis on DJ täna, peaesineja. Me tulime just umbes lõkke süütamiseks. Kell on 8 ja kuna me ei tea, kuhu minna, siis me nüüd oleme veidi eksinud. Väga ilus on siin. Ma just ütlen seda jälle iga asja peale. Tundub, et see on... Kõige parem koht, kus käin tuleb. Ma ei tea. Tundub olevat hästi viisakas. Näe, Kulu sõber on juba seal DJ puldis. Peresõbralik. Seal on siis mänguala. Siin on kämpad, selle kämpa nimi on Rahu. Ja tõesti, kui me siia sisse astusime, siis ma kohe tundsin, et siin on nagu täiesti teistsugune energia, hästi puhas ja 100% kõige viisakam jaanituli ja selline puhkekoht, kus ma käinud olen. Et ja ma pean veidi harjuma. Näitan korra, mis siin toimub. Kõik on nii viisakad. Lõkke veel ei põle. Ma sain ka lõpuks ometi lõkke äärde. Vibe on väga hea. Kulu otsis meile valis platsi välja ja ta hakkab nüüd siin reivima. Minul on liiga awkward, et siin niimoodi tantsima minna. Aga võib-olla see muutub kunagi, tegelen sellega. Aga minu ja ka Kulu poolt ilusat jaani sulle näeme siis järgmisel reisil.